course, I understand. Yes, very, very crazy. What I doing? I wanted to go toilet, something. This is crazy. I can... No, I now... Later? Later, maybe. I can yes. request, I can request Yeah, something for you so someone How can time help is you. fly? 11. 11. Right here. Yes. 11:16. No. Okay. It is? Yeah, that's why. Yeah. Got it? Yeah. Now is okay. Yeah. So it's too early to board. So you have like 2 more hours. Two To board, to start boarding. Okay. So you Maybe can sit I- here and I can send somebody like an hour Yeah. to see you if Yeah. you would like to go to the toilet, if Yeah. something. Yeah. Fine? Good. Yes. Okay. Yes. Thank you. Hold on, let me take you to there. Vähemalt tädiga sai kaubale nüüd ilusti, et ta tuleb vähemalt tagasi, toob mu siia tooli peale ja saadab kellegi tunni aja pärast mind vaatama, kas ma elan või ei ela, aga noh, ma arvan, et pole siia mind midagi ära võtnud, ega siis ei võta mind see tunnike ka siin kuidagi ära. Väga hoolitsev tädi on võrreldes nende kõigi teistega, mis siin praegu toimub. Luku natuke kinni. Kõik mu promotöö jääb kõik pooleli, ma ei saa neid lehti jagada. Selles suhtes on kõik nagu suht appu, aga no midagi pole teha. Elu on selline. Yes, everything is okay. More close? No, everything is okay. Yeah. Perfect. Thank you. So like an hour? Yeah. Someone to check you in? Yeah. Thank you. My pleasure. Be careful here. Yeah. Don't bother you. No, everything is okay. Thank you. Selline siis see olukord on siin. Midagi pole teha. Kõik mu jagamised jäävad ära, selles suhtes nii mõnus, tundus nii äge koht olevat, et kõik õnnestub. Andsid siin voucherid kätte või kuidas öeldakse, visiitkaadid, Wiltsheri omad. Kõik olid õnnelikud, vaatasid, panid kohe käima. Siis nüüd ma mõtlen, et ma ei saagi neid jagada, kõik see mu promotöö jääb kõik tegemata, mille jaoks ma lasin teha omale need kaardid kaasa. Sellepärast ega Rootsis nad eriti ei osanud selle peale midagi teha. Aga siin nad said kohe aru, et see on nagu siuke promovärk ja löövad kohe telefoni sisse ja telefon avaneb selle peale. Jälle on mul kõik jälle laiali siin. Ma olen neid karpe parandanud juba, ma ei tea, kui palju kordi ma neid karpe siin kogu aeg kokku ja lahti panen, aga noh. See käib reisi juurde ja mis siin ikka, aga mõtlema, mis saab. Kuidas me tooli saame, peaks wifi paremaks saama. Ma ju sellepärast, et ma kunagi interneti ei võta reiside ajal. Kõik kogu aeg ütlevad, et miks. Ma ütlen sellepärast, et sa ei saa olla reisil, kui sa istud seal wifi sees. See ei ole puhkus, okei, et need kaamerad asjad on nagu lisatöö juures, aga kui sul see internet on kogu aeg sees, siis linna vahel käies või niimoodi, sa ei saa puhata, sa ikkagi vaatad ja jälgid. Aga nüüd ma katsun kuidagi siin saada selle wifi sisse. Ja võib-olla peangi isegi võtma ja ostma omale isegi interneti, aga ma arvan, et kogu aeg hakkama saan seekord ka. See on siuke nagu vabadus telefonist. Näiteks esimese reisi ajal, mis meil täna jookseb Tais, siis mul kukkus ju telefon puruks Chiang Mai's. Sinna kuhu me jõuame nüüd siis Tai seiklustega 3. osas. Teine osa lõpeb meil täpselt Pattayas ja 3. osas siis peaks olema Chiang Mai. Seal kukkus mu telefon katki, aga ma ei teadnud mitte midagi reisist, ei teadnud ju keegi teised ka, ma tegin kõike peast. Ei olnud mul vaja interneti, polnud vaja mul telefoni ja kaardi andsin lihtsalt Indreku telefoni, tal oli 2-süsteemne kaart. Et saaks, kui keegi tahab mind väga hädasti kätte saada. Sellepärast ärge imestage, kui ma olen reisil ja mind kätte ei saa. Tavaliselt saab, 99% saab, et ma võtan töökõned, kõik räägin, kõik reisi pealt vahet pole, millal räägin ära. Aga ma reisin tavaliselt sellisel aegadel, kus mul hooaega ja asju ei ole. Aga kui on, siis mul on ikkagi telefon olemas. Kellel vaja on, saab alati inimese kätte. Lihtsalt aega läheb selle jaoks. Ei, minu jaoks on ämming ikka. Ma mõtlesin, ma tulin kuskile suur riiki, vägev värk, et nüüd läheb mõnusaks. Vaatasin väljas, polnud ammu näinud lennukist vaatada alla, kõik on ilusti roheline, linnas niimoodi rohelisust.
siis tulid kõrghooned, kõik nagu läks ja olin nagu ise ka natuke eufoorias ja lasin ennast lükata, jagasin neid vautšereid ja järsku tuli meelde, et kuule, et miks see tädi nii pikalt kõnnib minuga, et noh, me oleme üle poole tunni läinud, et kohvri võtsime ka ära, kohver on ka peal, on ju, kus mu ratastool siis lõpuks on? Ja kui küsima hakkasin, siis tädi kohkus ka ära ja läksimegi otsima. Ja tuligi välja, teevad QR-testid, asjad, võtavad ka minul need asjad. Polegi ratastooli ja ei olegi. Ja kujutate ette, et mitte kellegi asi ei ole see, et kuidas edasi saad. Nagu praegu istungi siin on ju maas, tooli mul ei ole ja olengi siia istuma toodud. Kõik, kuidas ma homme lennukist maha saan, kuidas ma saan minna oma hotelli. Kõik see on täna küsitav tegevus. Aga noh, küll me midagi välja mõtleme. Pean kuidagi raidi kätte saama, et ma olen üksi bänni ja me oleme ilma toolita. Aga no jälle elus uus kogemus, millega hakkama saada. Igal pool pead elus hakkama saama. Et noh, peast Rooma me pea hakkama üle nüüd ükskõik. Aga ma arvan, et asi nii hulluks ei lähe. Ja no, siin on siuksed ägedad kärud ka nagu sellel onul on käes. Tegelikkuses, sellega sa ise kuskile minna ei saa. Vähemalt see tädi oli nüüd vähemalt tore, et ta tuleb tunni aja pärast tagasi, et äkki ma tahan süüa midagi, WC-s käia. Meil on ju kõik ju enam-vähem rütmi järgi, kui sa lähed lennukisse ära, käid igaks kus WC-s ära. Aga praegu tuleb siuke ekstreemne värk. Ei tea, kuidas see asi lõppeb, aga noh. Nii nagu ma ütlen, et vanajumal ühe käega ülevalt annab, teise käega võtab ja eks siis tuleb vahest olla ka natukene raskemaks eluks valmis. Ma loodan, et kui ma selle video üles panen, et mu lähedased jälle natukene narveerima ei hakka, siis see on minu reiside puhul täiesti tavaline, et niimoodi juhtub. No muidugi toolist ma ilma ei jää, aga et punktist A punkti B ei saa. Meil ei olnud isegi kui ma ütlen, et mul ei olnud selleks reisiks isegi hotell tühistus ära, kuna siin see pealtnägija filmimine ja asjad olid. Ma ei pannud tähele, ma suhtlesin kogu aeg, saatsin meile, ma ei pannud tähele booking omad, lükkasin lihtsalt kõrvale ära hotelli omad, ma ütlesin, polnud aega lahti teha. Ja siis tuli välja see, et hotell tühistus ära, kui meie saame alati maksta nagu koha peal hotelli, siis siin see ei kehti. Lõuna-Ameerikas ju käsi ei kehti. Et kuna ma ära ei kinnitanud oma kaarte ja asju, siis hotell tühistus ja hotell läks alles eile panin alles hotelli ja Raidile ka, sellepärast et Rait ütles, kui me sinu peale jätame selle hotelli panekuni hilja, et me magame ju tegelikkuses ka seal rannas ju. Et sul on täitsa ükskõik, aga noh, ega ta palju ei eksinud ka. Aga ma ennem siia tulekut igaks juhuks broneerisin ta korra ära. Ja ega meil ei olegi siin ju midagi paigas. Meil pole siin lende õieti paigas, meil pole ööbimisi paigas. Ma tean seda, et me tahame 5-7 riiki võtta siin Lõuna-Ameerikas. Aga olemas meil on lennupileteid ainult paar riiki. Kõik on lahtine. Riikidesse minekud, kõik asjad ma polegi kunagi niimoodi nagu reisinud ja nii pika reisi ette võtnud. Praeguseks on siis tuldud, mitu lendu on tehtud, siis 1, 2. Praegu on ainult 2 lendu tehtud. Kohe lähen 3. lennu peale. Jälle 9 tundi veel otsa. Et muidugi ma pean ootama nüüd siin 2 tundi ja 14 minutit. Tegelikult see 2 tundi ja 14 minutit on nii lühike aeg. See ootamist nagu... see ootamine on selle kõrvalt ükskõik. Siin oli ju... Vahepeal Rootsis oli... Palju tunde jäi? 7-st 2, peaaegu 1 läks. 3, 4 tundi. 4, 5, jah. Aga see ei ole nagu ka mingisuguse ootame aeg. Ma olen sellega harjunud. Lihtsalt peab rahulik olema ja jumal tänatud, et ma ei võtnud siit otse 2 tunniga lendu. Siukest läbiotsimist, mida mul siin praegu tehti Ameerikas. Ma ei ole mitte kuskil sellist läbiotsimist näinud. Sellepärast, et
tossud pandi masinasse, püksi, kus käib rihma koht, see pardli vahe, kõik otsiti läbi, absol. Ma pidin ennast selles nende vinges ratastoolis keerama ühe külje peale, siis ta võttis külje, otsis läbi, siis otsis teise külje läbi, siis selja, siis tuli natukese aja pärast tagasi, siis ta tahtis selle ratastooli plaadi kõik läbi otsida. Aga jah, mis ma teid ikka siin pikalt ülitan? Selline on minu seiklus. Siin ma üksi olen, ratastooli pole. Aga lähme edasi, läheme. Küll me midagi välja mõtlema, ma natukese aja pärast panen nüüd telefoni sisse ja hakkan vaatama, et mis nüüd siis saab. Nad ütlevad küll, et homme on mul Rio de Janeirosse ratastooli jälgi, aga keegi ju tegelikkuses ei võtnud mu käest isegi mitte aadressi. Ta vaatas, kus hotellis ma olen seal, aga mitte midagi. Et noh, kuidas nad siis saadavad mulle tooli, kuidas nad teavad, et see kadunud. Ma nagu ei saa sellest asjast nagu üldse aru, kuidas see info liigub. Aga eks siis hakkame homme tegelema, vaatame, võtame kuskilt mingi renditooli, kuskilt ikka peab ju saama, see ei ole see, et siin ei ole ühtegi tooli. Nemad väidavad, et neil ei ole siin ühtegi ratastooli. Neil on ainult siuksed tavalised toolid, kus nad kõik lükkama peavad. Aga nagu te teate, elu on seiklus, jätkame neid põnevaid lahinguid. Elul on meile kõike pakkuda, võtame ja läheme edasi. Edu teile ja ma ei tea, mis kellaaeg teil on praegu igaste söö, meil on alles siin kell 8 ümber või, nii et olge tublid.